Tere! Ja ma hakkasin viimasel mõtlema sellepärast, et minu intuitsioon töötab niimoodi, et ennem ma tunnen tunnet, sellist sisetunnet, tugevat sisetunnet. Ma jagan seda või ma mõtestan seda, ma järgin seda ja siis mingi aja pärast elu näitab mulle, näe, see oli sellepärast vajalik või näe, et see oli nii sellepärast, et ja nii ka selle veevala ja ajastuga ma olen sellest väga palju rääkinud ja ma olen isegi vahepeal ära unustanud, ma tegelikult kirjutasin sellest väga palju oma esimeses raamatus Depressioonist ärkamiseni. Apolloonia lugu Depressioonist ärkamiseni. Siin on mul peaaegu üle 1 lehekülje kirjutatud veevala ja ajastu. Ma vaatasin oma elektroonilises sellest, panin searchi siis veevala ajastu ja et ma saaks teile mingi lõigukesi ette lugeda, et näha, mis leheküljel see on ja seal oli nii palju lehekülgi tegelikult. Ma otsisin küll ühte seal, kus ma märksõnu toon, aga sellest ma räägin väga palju. Nii et kui sa soovid teada, mida algav maikuu, täiskuu on toomas, siis tegelikult see on toomas veevala ajastu väga suurt üleminekut. Jah, täiskuu on küll Skorpionis ja niimoodi Skorpionis, Amburis, Kaljukitsas, aga ta täiskuu ettevalmistab väga suuresti, midagi suuresti seal vormub, ettevalmistus veevala ja ajastuks kollektiivselt suurelt. Ja veevalaja on selline tähtkuju, et ta on küll visionäär ja ta on küll selline uue aja mõjutustega õhuelement, kuid veevala tähtkujus inimestel on tavaliselt lapsepõlves väga suured selliseid nagu nad on väga hinge võtnud või neil on mingid, nad on pidanud ümber tegema oma mingeid sisetööd väga palju tegema tagantjärgi oma sisemise lapsega, nii mehed kui naised veevalajad, neil on alati mingid lapsepõlve traumad ja tihtilugu mõlema vanemaga, nii ema kui isaga. Ja kellel ei ole, kõigil on mingid siin-seal, me kõik teeme vigu, aga lihtsalt, et neil on see kuidagi nagu eriti, kui ma veevalajat tean, siis ma juba tean, et sellega teema on. Et see tähendab seda, et see veevala ajastu toob väga palju sisemise lapse tööd, haavatud sisemise lapse tööd, et muuta see rohkem vabaks sisemiseks lapseks. Selle tõttu olen ka ma nii palju, tähendab ühisväli on mind suunanud teiega jagama sellise nagu sisemise lapse töö või sisemise lapse lugemisi. Et inimesed kollektiivis ärkavad selle, mina olen sisemise lapse tööd teinud 2012 aastast, mul on väga hea kontakt oma sisemise lapsega ja oma lastega seeläbi. Aga väga paljudel ühiskonnas on kuidagi nagu selle teema unarusse jätnud, et sest on pidanud ju nii ruttu, pidanud olema küps täiskasvanu ja siis võib-olla on nagu see enda sisemine laps, kes on meie kõige rohujuure tasandil, meie baas on ju väga suuresti ka emotsionaalne tasand, eks, ja hingeline tasand on jäänud kuidagi unarusse ja see veevala ja ajastu ei anna armu. Et tema tahab, et ühiskond saab parema kontakti oma sisemise lapsega, hoolitseb oma sisemise lapse eest ja nagu mitte selles mõttes, et ta ootab välist valideeringut või välist liiga palju väliselt, et kõik trummipõrinad ja nii edasi, vaid et see on selline üks-ühele intiimne sisemise lapse töö on, mis veevala ajastu väga suuresti üles toob kindlasti. Ja ma näengi, et see algav täiskuu nüüd siin maikuus, nagu ka see 5-5 portaal selle avaldas, ka minu lugemistes, kui nüüd vaatad neid eelmisi, mis ma olen siin teinud, need on järjest, siin on nagu läbiv joon kollektiivile. Et mina olen lihtsalt sõnumitooja. Ja ma tajun kollektiivi energiaid ja läbiv joon selles osas, et sisemine laps tahab sinu tähelepanu, kui sa juba seda ei ole andnud või teinud seda sisemise lapse tööd.
Ja see ei ole selline, et ma nüüd tõestan kõigile, vaid see on lihtsalt kaastundlik armastus, iseenda tassi täitmine, mitte kellegile tõestamine, vaid emotsionaalselt, intelligentselt, endale üks-ühele intiimselt tervikuks saamine. Iseenda sees tervikuks saamine. Et see on selline pigem personaalne sisetöö, isiklik ja kui sa soovid sisemise lapse tööd teha, siis võid alati minu juurde pöörduda. Kuid ma mõtlesin, kuna nii palju on veevala ajastu mõjutusi tulnud, ootamatult ka mulle, ma juba vahepeal olen ära unustanud, siis ma mõtlesin, et mul tuli meelde, et oma raamatus ma nii palju kirjutasin sellest. Olgu, aga siis ma mõtlesin, et kuna seda on nii palju ülestunud, siis ma saan aru, loodus, ma saan aru, sa tahad, et ma jagaksin sinuga, jagaksin kollektiiviga siis oma raamatust mõne lõigukese. Siis see raamat, kellel juba on, et seal on jah. Loen mingid lõigukesed, et sa saaksid aru, võib-olla mõni ei tea, mis asi see veevala ja ajastu üldse endast kujutab ja nii edasi. Väga paljud võtavad seda ühe lausega kokku, et kui varem elu pulbitses läbi sellise mõistuse maailma, siis veevala ajastu toob rohkem ikkagi sellisesse nagu hingemaailma ja spirituaalsesse maailma ja hingemaailma emotsionaalsesse, et see tasakaal tekiks seal. Mitte, et üks oleks halb, teine paha, et ennem oli siis ka, ennem oli selline meesenergia, siis nüüd on rohkem naisenergia. Ja ma näen, et Skorpion nüüd selle täiskuuga, kui Skorpion on selline väga suur transformaator, mõnikord isegi võib-olla liiga järsk ja liiga selline sõnakas või selline, siis ma näen, et see täiskuu pigem kasutab Skorpion oma veeenergiat, veepehmust, aga järjekindlust. Nagu me teame näiteks nagu merekivid, nad on alguses väga suured, aga sa mõtled, et kuidas vesi on ju, et nii pehme ja nii õrn ja nii tore ja puhastav ja teraapiline suudab seda nagu liivaks lihvida ajapikku. Et ta teeb seda küll pehmelt, jõuliselt, aga järjekindlalt, eks ju. Et nagu, ja niimoodi nagu muu seas, et ei saagi nagu aru ja juba on mingi moondumine tekkinud. Samamoodi on ka veevala ja ajastuga, see ei ole ju üleöö ärganud, see lihtsalt kogub tuure. Ja ma näen, et see Skorpion justkui nagu puhastab teed selleks ja ta teeb seda tuntavalt, aga ta teeb seda siiski veeenergias üleminekut ja veeenergias ka selles suhtes, et ma näen väga palju pisaraid, sest inimesed, mitte halvas mõttes, vaid inimesed ärkavad. Et mina ärkasin ka 2012 aastal ja just läbi selle, et sisemise lapse, et ma alustasin oma töid ja tegemisi läbi sisemise lapse töö. Mul on väga hea kontakt, ma ennem ei teadnudki, et selline asi üldse on nagu sisemine laps. Ja väga paljud teevad nagu mina, hakkad ärkama. Nagu mina siis, et ma tajun seda ja tunnetan seda. Ja siin mõned lõigud ma siis loengi. Mu sisetunne toob esile ja rõhutab praegu, et selle eraldi enda jaoks taas välja tooksin, sest see mängib ka minu praeguses eluhetkes olulist rolli, sest üldiselt käivitus 2012 aastaga intensiivsemalt teadagi ülemaailmne veevala ja ajastu, kus globaalselt rohkem inimesi hakkas korraga ärkama ning tundma avatumat uudisimu millegi enama järele kui varem. See tõi kaasa suure ja laiamahulise energeetilise kollektiivse transformatsiooni meie sees ja meie ümber. See ajastu on nüüd juba mõnda aega kestnud, aga kestab veel kaua edasi. Paljud tundlikumad nagu minagi avastasime siis, et enam vanaviisi edasi minna ei saa ja et vanad süsteemid enam ammugi ei tööta ega toeta. Tunnen seda praegugi ja arvatavasti aeg-ajalt ka edaspidi. Sel ajal kirjutas
välisajakirjandus sellest teemast külluslikult ja isegi mõnes raamatus Eestis kinnitati seda infot ning need raamatud jõudsid imekombel õnneks mõne aja pärast ka minuni. Õnneks sellepärast, et see andis otseselt teada, et toimuv ei toimu ainult minuga, vaid paljudega. Tea ka sina, et see, mis praegu sinuga toimub, ei ole ainult sinuga, see on paljudega nii. Mina aga aina avastasin ja usaldasin seeläbi rohkem selletaolisi korduvaid mustreid, sest avastasin mõne aja pärast, et just 2012 aasta oli tegelikult uue veevalaja ajastu ametlik ja suurem globaalne murdepunkt ehk suuremate, võib isegi öelda, et tormiliste muutuste algus. Tagantjärgi mõne aja pärast oli näha ja tunda, et üha rohkem inimesi vajas muutust oma ellu. Nii ka mina enam vanaviisi vanade mõtte- ja harjumusmustritega lihtsalt jätkata ei saanud ja kõik. Algul oli totaalne kaos ning uued võimsad energiat tõid ja toovad endiseltki kõik vana esile, et sellest kõigest saaks nüüd vabaneda. Ollakse keskmisest rohkem seeläbi segaduses, rahulolematud, stressis, ärevuses, depressioonis, hirmul ja kaoses. Samas sealjuures teame ju, et looduses liigub kõik ikkagi harmoonia suunas, isegi kui nii pealtnäha ei paistagi. Tihti võib alles hiljem selguda, et kaoses peitub alati siiski kord. Seega ka minul oli 2012 aastal energeetilisel tasandil selline suurem ootamatu läbimurdepunkt sellele globaalsele evolutsioonilisele muutuste tulvale. See hakkas lõpuks juba üle kanduma ka füüsilisele tasandile. Algas ametlikult uus aeg, aga muidugi depressiooni algul polnud mul sellest kõigest õrna aimugi. Sain alles hiljem poole pealt teada. Ülevaatlikult veevalaja ajastu mõned kiired märksõnad, mille leidsin mõne aja pärast peale rahvusvahelist uurimistööd. Aktiveerub, pane siis tähele, mis võib ka sinul praegu võib-olla suuresti üles tulla sümptomina või teadlikkusena. Aktiveerub suurem ja sügavam ehk edasi jõudnud kaastunde ja austuse vorm meis endi vastu, aga kindlasti ka teiste ja üldiselt kogu loodu vastu universumis. Seeläbi ka suurenenud sügavam enda ja teiste mõistmine hukkamõistu asemel. Üldiste loodusseaduste suurem aktiveering. Momentaalne ehk kohene otsene karmaring aktiveerub, enam ei pea ootama aastaid, et märgata põhjust, tagajärje seost. Üldiselt tuntavalt suurenenud on ka individuaalsus ja meie sisemise tarkuse ehk intuitsiooni järgimine, sest teame, et kõik kõige ausamad vastused peituvad alati eelkõige meis endis. Suurenenud sügavam südamekesksus ja sisekaemus ja autentsus. Põhifookus laskub sisemaailma küsimustele, kes ma tegelikult ka olen, kui panna oma nimi, staatus, ametinimetus, kõik oma rollid ja muud sellise kõrvale. Mis jääb siis alles? Mis on mu sügavaim tuumolemus? See ongi meie pidepunkt või isiklik laadiv turvaruum sellel ajal, kui kõik maailmas on ühtegi suures transformatiivses muutumises. Seega tuleb seda ruumi hoida ja sellega ehk oma tegeliku keskmega pidevas kontaktis olla. Selleks on suurepärane tee ka spirituaalsus, spirituaalne ehk enesearengu teekond, mis aitab sul ka olla selles tormilises transformatsiooniprotsessis, mis nüüd eriti jälle uue lainega tuleb, aitab olla kontaktis ja ankurdunud. Aga samal ajal tasub olla ka üpris paindlik, mitte vastanduv, sest isegi kui kõik tundub olevat kaoses, siis tegelikult liigub loodus ja evolutsioon alati tasakaalu suunas, isegi kui see pealtnäha algul nii ei paistagi. Jõuliselt muutuste rikas aeg, ainus püsiv nähtus ongi muutus ise. Igast takistusest on läbi ja välja pääs. Ärevuse vastu aitab tegevusega alustamine ehk ära vaid mõtle ja räägi, vaid ka tegutse oma eesmärkide suunas ja pinge vabaneb. Tõsta oma vibratsiooni ja magnetiseerid iseenesest oma ellu seda, mida tegelikult vajad ja soovid. Nii teed win-win koostööd kogu universumiga. Koostöö kogu universumiga ühise eesmärgi nimel, ühendatus. Teadmine, et kõik on tegelikult üks, ehk oleme tulnud kõik ühest ja samast allikast, algallikast. Enamasti
ehk siis see ongi täheperekondade ja hingeperekondade, maiste hingeperekondadega nagu ühildumine, see on ka nagu, mida ma olen maininud. Enamasti teine inimene lihtsalt peegeldab osakest sinus endast kui tervikust. Samas kui üks mu õpetaja ütles kord tabavalt, et päris nii alati ei ole, et igale ühele kõik, kes ja mis peegeldab vastu, peegeldab meile kohe ka iseennast. Vahel, kui inimene on ise vanem, tervendava auraga hing, võivad teised meie poole tõmbuda ja peegelduda meie vastandit. Ehk need on need inimesed, kes lihtsalt siin elus väga vajavad seda, mis meil juba ammu selles või eelmises eludes saavutatud on. See ei tähenda veel, et oleme täpselt sellised nagu nemad. Ja siis need vastandid tõmbuvadki. See seletas minu jaoks paljut. Ärkamine veevalaja ajastul pole algul teadagi just väga lilleliselt kerge ja õhuline protsess. See võib olla üpris tihti hardcore valus, raske ja kannatuste keskne, sest mingi vana ego osa sureb meis, et teha rohkem ruumi meie tõelisele olemusele. Ja see on tõelise olemuse spirituaalse teekonna sügava ürgse ja tänapäeva ühendamine. Ja veevalaja ajastuga liigume õhuelementis, mis sümboliseerib värskust, uusi ideid, loomingulisust, liikumist, nii-öelda uusi tuuli, rohkem hingestatust ja uut elujõudu andvat hingamist. Valitsema hakanud õhuelement, mis on vaimsuse element, toob kaasa suured puhastavad muutused. Kui siiani valitses maaelement, kus oli inimesele tähtis kõik materiaalne, nüüd õhuelementi tulles saab oluliseks kõik vaimne. Ma isiklikult leian, et mõlemad on olulised, vaimne ja maine, et ma leian, et selle ajastuga hakkavad need blendima in. Et kui varem oli vaimne väga võõras ja maine väga kõige tähtsam, siis nüüd see on nagu tasakaalustuma ja inimesed mõistavad mõlema olulisust. See siis põhjendab ka minu rahulolematust sel ajal, kui mul oli kõik eluks vajalik olemas. Ja 366, siin oli ka üks midagi, ma tahtsin siit ka. Minu jaoks oli see kui üks unenägu siis kui sümboolne märk, et kogu maailm, nii noored kui vanad, ärkavad tulevikus sarnases sisetööprotsessis nagu mina siis, 2012 aastal. See kõik on tingitud veevalaja ajastu energiatõusust, see on vibratsiooni tõusust. See on kogu maailma ühine ärkamise protsess ebateadlikkusest suuremasse teadlikkusse ja mõnele seeläbi üleminek depressioonist külluslikule ärkamisele. Samas mõnele kangekaelsemale, kes vanas liig kinni, tähendab see ka kahjuks ka evolutsioonirongist täielikult mahajäämist. Maailm justkui liigub üleüldiselt lapse kingadest ja teismeeast suurema küpsuse suunas, aga seda enne toimub alati muidugi kaos ja sellest tuleb sihikindlalt, aga paindlikult ja teadlikult läbi minna. Kui asjale loomingulisemalt läheneda, on depressioon kui sisemine haavatud laps. Vaata, ma olen siin ka kirjutanud veevala ajastu kohta sisemise lapse tööd. Juba siis ma nägin seda. Kui asjale loominguliselt läheneda, on depressioon kui sisemine haavatud laps, kes pole teadlik, et on oma probleemi kinni jäänud, vaid jonnib ja trambib jalgu ning ei näe seeläbi asju selgelt. See kõik samas kahandab tema olemust, sest pole konstruktiivselt lahenduste leidmisele avatud. Pole avatud sisemistele sosinatele ja elupaile, sest on liig hirmul uue ja edasimineku ees. Spirituaalne ärkamine on sees peamiselt kui vaba loominguline laps, kes kasutab ülemõtlemise asemel oma intuitsiooni, elab täielikult hetkes, rõõmustades kas või pisikeste ja lihtsate asjade üle. Otsib võimalusi, keskendub neile, on tänulik ja on ühenduses maailma imelisema poolega. On avatud imedele. Need sisemise lapse energiate aspektid on meis kõigis alati olemas. Valik on meie, kumba rohkem toidame ja seeläbi muundub see vastavalt just meie elus
ühest teise. See on vaid valiku küsimus, kas valime tee küpsema elu suunas. See oli küll väga näitlikult välja toodud, aga samas peitub seal osati tõde. See on väikene, see oli veel väikene väljavõte veevalaja ajastust ja sellisest nagu enesearengu teekonnast minu kõige esimesest raamatust. Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni. Sandra Lange esikaane illustratsioon, mis on imeline. See on selline. Ja see ongi minu täiskuu lugemine sulle, sest ma olen juba eelnevalt, Väli on mind nii palju juhendanud teile jagama veevala ja ajastu sellist juppe, infokilde ja sain aru, universum, sain aru, et ma tõmbasin selle ringi nüüd täis, et tõin selle, et mõni võib-olla ei teagi, mis see veevala ja ajastu on, et siis ma nagu täpsustasin, laiendasin seda. Et sa tead, mis toimub kollektiivis, sest see on kõik kollektiivne energia. Ja selle täiskuuga, mis maikuus on, hakkab Skorpion seda jõuliselt voolima, nagu vee voolimine, et nagu on ju naisenergia on vesi, eks ju, et pehmelt, aga järjekindlalt. Meile märkamatult, mina juba näen väga palju erinevates inimsuhetes, koolides, poliitikas, ülemaailmsetes rahvusvahelistes suhetes. Ma juba näen, kuidas need muutused on juba tükimat aega olnud, aga lihtsalt, et ma näen, et see üleminek on nüüd kindlam, hakkab olema kindlam ja kindlasuunalisem ja niisugune laine tuleb. Et väga tähtis on siis jääda, ma leian ka, et veevala ajastuga sinu sisemine laps on sinu kompass. Aitab sul minna North Node'i suunas, tema on see sinu sisemine vaba laps. Aga selleks on vaja saada kontakti oma haavatud sisemise lapsega, et seda ma olen teinud 2012 aastal. Ja kui sina tunned ka, et sul on abi selle teemaga vaja, siis sa võid või juhatust või kontakti ja oled samamoodi nagu mina 2012 aastal alles avastamas seda teemat, siis sa võid minuga ühendust võtta sinna all. Infos on kontakt ja siis sa nagu saad kindlamalt edasi liikuda ja manööverdada siin selle, sest väga muutuste rohkene aeg. Need, kes on väga kinni maisuses, ainult maisuses, neil on väga keeruline. Neil on väga keeruline praegu. Ja need, kes on paindlikumad ja uudishimulikumad, mis veel on siin võimalik, siis neid elu toidab selliste infokildudega ja aitab läbida. Et ma ei räägingi, et see veevala ajast on nüüd ainult vaimne. Mina näen pigem, et vaimse ja maise tasakaal ehk spirituaalne teekond, oma keskme leidmine. Et selline nagu uute teadmiste alla laadimine ka. Enam ei köida kedagi, kes ütleb, aga minu ajal oli nii. Mis ma selle infoga peale hakkan? Nüüd on uued majad, uued teemad, uued energiat ja justkui inimesed peavad nagu nullist läbi oma vajaduste ja läbi tänapäeva energiate või võimaluste hakkama siis nagu looma uut moodi, et see nagu aga minu ajal oli nii, enam see info ei ole enam isegi kellelegi kasulik, see on võib-olla tähtsuse tõstmine, et kunagi oli kellelgi väga raske, aga mida me selle raske infoga peale hakkama tänapäeva maailmas, et see ei ole enam edasiviivim, see on raske südamele kanda, liigume edasi, vaata, et see on nagu selles mõttes, et liigume edasi ja see on siis maikuu täiskuu lugemine sulle juba etteruttavalt, mis hakkab 12 mai on ju, aga enne ja peale, minul on alati 4 päeva ennem ja 4 päeva peale täiskuu
täiskuud 12 mai on veel sellised nagu suuremad mõjutused. Aga ma näen, et selle 5 portaaliga niikuinii see juba käivitus. Nagu ka mu eelnevad maikuu lugemised ja 5 portaali lugemised on seda väga kõnekalt. Universum on läbi minu seda nagu püüdnud teile vahendada. Need olid siis spirituaalsed uudised sulle, kes sa teaksid manööverdada siin ja praegusel ajal. Sest kõik saab alguse energiast ja minu ülesanne ongi siis vahendada, mis toimub energeetiliselt, sest kõik, mis on energia tasandil, see hakkab füüsilisel tasandil, jõuab füüsilisele tasandile varem või hiljem. Nii on ka sümptomitega, eks ju, et mina olen selline ennetaja, mina olen selline teadlikkuse mahaletooja, on ju, et sa teaksid ennast ja oma inimesi hoida väga sügaval tasandil, et see oleks nagu selline kindlus, sinu enda kindlus. Ja see on minu eesmärk, see on minu kirg, see on millega ma olen tegelenud juba aastast 2012 ja mul on väga hea kontakt oma sisemise lapsega. Ja ma tahaksin, et ka sul. Ja ma tajun seda, kui kellelgi on hea kontakt ja kui kellelgi ei ole. Ja mõnikord on see nii, et vahel on ja vahel on niimoodi, et igapäevarütmis on ununenud. Aga siis taasta seda jälle. Ja lihtsalt tea, et sul on erinevad aspektid. Isegi kui sa enam ei ole laps, siis tegelikult see aspekt, see energia, dünaamika on sinus kui tervikus ikka alles. Ja kui sa ei pööra sellele tähelepanu, siis ta on kuidagi nagu hüljatud moodis. Ta on selline nagu segaduses, et aga kui sa valgustad teda, kui sa pöörad tähelepanu, annad seda, mida sa tahaksid, et sulle oleks antud või kuidas sa õigeks pead nüüd täiskasvanuna, siis sina kui tervik lööd õitsele. Sina kui tervik, sest ta on üks osa sinust. Ja samamoodi varjutööga, et kui sa eitad oma varja, siis ta on kontrollimatu ja ta võib rikkuda suhteid, kui sa seda nagu ei ole teadlik sellest ja kui sa nagu ei valgusta seda läbi, ei muuda seda nagu oma ressursiks või teadlikkuseks, ei vabasta seda, ei lahusta seda, vaid oled eitamises, siis see võib väga palju rikkuda sinu suhteid ja asju, et kui sa seda aspekti endas ei tunnista või samamoodi sisemise lapsega. Olgu, sest need olid siis sõnumid minu poolt, kui see sind kõnetas, kui see sulle andis midagi, et see on see veevala ajastu, see on meid ees ootamas, sellepärast mul on niisugused tundmused olnud ja ma ei ole üksinda. See on väga tähtis, minu jaoks oli see väga tähtis, ma ei ole üksinda, et kogu maailmas rahvusvaheliselt on see nii, ma olen lihtsalt ääretult tundlik ja ma tunnen kollektiivseid energiaid globaalselt ja sina oled sama, kui sa mõtlesid, et sinus on midagi valesti, siis tea, et praegused energiad, lihtsalt maailm on nii põneval ajal on praegu toimumas nii põnevad asjad, et sinus ei ole midagi valesti, vaid sa oled väga tundlik ja tundlikkus on ka inimeste tundlikkus ja intuitsioon, ülitundlikkus on ka aktiviseerunud ja see on põhjusega nii, sest aeg on selline ja tänapäeva uue lapsed on ääretult energiatundlikud, teadlikud, nad tulevad juba sünnipaketiga selliste asjadega kaasa. See, et tasakaalustada seniseid maailmakrahhe, mis on mõistusega loodud. Uue lapsed tulevad seda mõistusega loodud krahhi tasakaalustama rohkem. Et me kukuksime südamesse, et me saaksime aru oma südametunnistusest, oma vastutuse osast, et me saaksime tunda ka küllus siin taeval, et me saaksime maapealselt tunda seda, saaksime aru, mis see tähendab siin niimoodi nagu ka maine küllus, eks ju, ja heaolu, et me saaksime seda ise luua ja võtta vastutust selle eest, et sellisel sügaval tasandil. Et mitte ainult me ei tulnud nagu masinlikult siia tegema ja oma hinge õppetunde õppima, vaid me tulime tegelikult ka siia üheskoos midagi looma ja sünergiliselt koostööd tegema loodusega ja teineteisega.
ja iseenda erinevate aspektidega. Selline info tahtis tulla siis täiskuu see energia, et mul on jah nii, et ma näen, ma saan mingi infokillu ja siis ma hakkan seda väljendama, ma hakkan seda lahti rulluma ja hiljem ma saan aru, et sellest on tulnud kogu nagu läbiv joon lugu, mida kõiksus, mida universum, algallikas on tahtnud läbi minu mulle teadvustada ja et mina saaksin teistele seda jagada. Et tekiks niisugune varakult teadlikkus, mingi pinnas, kindel pinnas ja see on suureks abiks nagu tasakaalupunktiks. Kui sa soovid minuga vestelda, seanssi, info on siin all. Kohtumiseni!